Tere tulemast tagasi vaatama webinaari vähemalt põhihariduse omandanud need olukorras noore toetamise võimalused Tartumaal. Me oleme jõudnud oma teise plokki ja teises plokis me räägime nüüd ühe noorega, Kaisa Reimaliga, ja tema räägib meile enda kogemusest ja olukorrast, kui tema oli need noore staatuses. Tere! Enne kui me lähme selleni, et kus sa tänaseks jõudnud oled, et palun kirjelda meile, et milline noor sa olid, enne kui sa üldse sattusid noortegarantii tugisüsteemi juurde? Selleks, et kogu seda juttu ära rääkida, peaks minema väga kaugele minevikku, aga ütleme, umbes 10 aastat enne NEET-programmi sattumist oli mu vaimne tervis nii halvas seisus, et mind visati 11. klassi lõpus eliitkoolist välja. Ja enda kodukoha koolis ma ei suutnud ka enam edasi käia. Et lihtsalt selline tõrge oli kooli ees ja üleüldine vaimne tervis oli nii madal seisus, et ei suutnud. Läksin tööle, leidsin endale sõbrad, kes ei olnud ka just kõige toetavam seltskond ja proovisin oma vaimset tervist ise ravida kõigega, mida kätte sain. Olid need siis arvutimängud või alkohol, nikotiin, kõik muud mõnuained, et see viis mind veel suuremasse auku. Ja kuna ümbruskonnas olid ka inimesed, kes elasid samamoodi nagu mina, täpselt samasugust elu, töötud, koolitud, siis ega ei olnudki nagu soovi kuskile kõrgemale pürgida enam, vaid tunduski, et ju ma siis jäängi siia. Kadus ära selline motivatsioon, kadus ära üldse tahe ennast kuidagi teostada, vaimne tervis läks veel hullemaks. Mingi hetk vahetasin ka partnerit, kes nägi vist väga hästi läbi sellest, et mul on väga madal enesehinnang ja vaimse tervise probleemid, oskas seda väga hästi ära kasutada. Nii et lõpuks ma olin temaga koos umbes 8 aastat ja aasta-aastalt läks järjest hullemaks asi, et manipuleerimine ja selline elu piiramine ja pisendamine. Et jah. Ja umbes aasta enne NEET-programmiga liitumist jäin ma rasedaks ja läks asi veel hüppeliselt hullemaks ja peale lapse sündi läks siis veel hullemaks kogu see suhe, milles ma olin ja tänu sellele kõigele oli mul ka kadunud tugivõrgustik, kuna kogu selle koolist välja viskamise ja elu madalseisuga kaasnes hästi palju häbi tunnet ja sellist tunnet, et ma jään oma eakaaslastest justkui maha. Teised õppisid, leidsid tööd, ostsid endale oma kodud, liikusid eluga edasi, aga mina olin kuskil kinni jäänud. Et hästi suur häbitunne ja tõrjusin ise kindlasti sõpru palju eemale ja kuna ka elud olid tolleks hetkeks nii erinevad, siis lihtsalt elu viiski meid laiali. Et ma olin väga üksinda ja ma tundsin, et ma ei soovi selles situatsioonis enam olla, aga ega ma endast kuidagi ise aidata ka enam ei osanud. Väga-väga raske oli. Mida sa tegid selle aja jooksul töövaldkonnas? Kas sa käisid tööl? Ma käisin tööl küll, jaa. Sellest 10 aastast umbes 6 aastat ma käisin ikkagi tööl järjepidevalt enne seda, kui ma siis lõpuks jäin rasedana koju. Et ma töötasin tehases, siuke liinitöö, lihtne, ei ole gümnaasiumiharidust vaja. Saad teha, õppida koha peal, 1 liigutus, 12 tundi päevas. Otseselt mingeid arenguvõimalusi, kui selliseid väga ei ole. Et eks ma seal tehase sees natuke õppisin midagi juurde, aga see ei olnud mingi siuke karjäärivõimalus kui selline. Kas selle 8 aasta jooksul proovisid sa mõned korrad veel haridusteed jätkata? Jah, kui mind visati 11. välja, siis kohe järgmisel aastal ma võtsin ühendust enda kodukoha gümnaasiumiga ja nad olid nõus mind võtma 12. klassi vastu. Aga kuna eelnev koolielu oli mulle jätnud sellise, ma ei tea, väga sügava haava vist, ma ei suutnud käia koolis, ma käisin seal paar nädalat siis ma enam ei suutnud minna. Ärevus oli nii suur, et ma lihtsalt vältisin kõike, mis seda ärevust veel suurendaks, ehk siis koolis käimine oli üks suurimaid selliseid triggereid nii-öelda. Et siis ma lihtsalt ei läinud enam kooli. Ja siis ma vahepeal üritasin uuesti õhtukasse minna, aga täpselt sama asi kordus, ärevus läks nii suureks, et ma lihtsalt ei käinud enam, ei suutnud. Kui sa mõtled selle aja peale tagasi, et nende inimeste ümber, kes sinu ümber olid, kes kadusid, kes tulid, kes oli see, kes sinusse päriselt uskus? Ma ei teagi. Ma ei oska, minule endale tundus, et keegi ei usu, sest ma olin lihtsalt endaga nii hädas.
igapäevaselt. Et mulle justkui tundus, et keegi ei usu. Samas mõned sõbrannad, kes mul on nüüd ikkagi olnud selle aja vältel alles jäänud ja tagasi tulnud, nemad ütlesid, et nad nägid küll kõrvalt, aga nad ei osanud mind kuidagi aidata ise ka. Et nad olid samamoodi noored, ka alles õppisid, ehitasid enda elu üles, et nad ei osanud mind kuidagi toetada sellel momendil. Et ju siis keegi ikka uskus, aga ma ei tundnud seda, et oleks keegi uskunud. Too välja mõned hetked, mis mängisid sinu jaoks olulist rolli selles, et sa langesid haridusest välja. Mis hetke peale sa mõtled, et mis võiks olla see põhjus? Mul on ärevushäired olnud juba algklassidest saadik praktiliselt ja teismeeas need kasvasid ja muutusid ka paanikahoogudeks ja ma olin 9. klassi lõpuni 4-5-line, pigem 5-line õpilane, sain sisse eliitkooli, aga see eliitkooli õppesüsteem minu ärevusega kokku ei mänginud, et seal oli selline süsteem, kus sa õpid ja siis on üks nädal, kus sul on igas aines on arvestused. Ja see pidev pinge kerimine ja siis ühel nädalal kogu pinge korraga, et see tekitas mulle 4 päeva olin magamata, söömata, paanikahood uuesti tagasi, et kõik see tuli tagasi uuesti ja mitmekordselt tänu õppevormile ja sellele, et mul ei olnud tuge tol ajal. Aga selles koolis, kas sul oli võimalik saada oma vaimse tervise muredele tuge? Ei. Seal koolis oli koolipsühholoogist, ma ei kuulnud kordagi mitte midagi. Mingisugustest sotsiaalpedagoogidest ma ei kuulnud kordagi mitte midagi. Ainuke, mis meile räägiti, on see, et teid on siia valitud, te olete nii tublid, te peate meie koolist hea maine jätma. Et selline sooritussund oli väga-väga kõrge. Aga mis oli sinu jaoks see murdepunkt, et kui sa olid 8 aastat olnud selles olukorras, käinud küll tööl, liinitööl, proovinud haridusse siseneda ja said ka lapse, et mis oli see murdepunkt, et miks sa otsustasid, et sa enam niimoodi edasi jätkata ei saa? See lapse saamine oligi murdepunkt, sest minu enda enesehinnang oli väga madal tol ajal ja ma ise arvasin, et ma vääringi sellist elu. Aga ma teadsin seda, et minu laps sellist elu ei vääri. Et minu laps sellises keskkonnas kasvada ei saa, kus mina olin, see suhe, milles ma olin, selles minu laps kasvada ei saa ja suuresti tuli see sellest, et ma hakkasin järjest rohkem nägema neid mustreid, mis ma nägin enda lapsepõlves. Kuidas minu pere käitus, kuidas minu pere oli, et ma lihtsalt tundsin, et ma ei taha teha täpselt üks-ühele sammu vigu, mida tegi minu pere tol ajal, kui mina väike olin. Kas sa mäletad, kuidas sa leidsid tee noortegarantii tugisüsteemini? Jaa, ma sain oma lapse täpselt 4. kuu sünnipäeval. Ma otsisin eile selle e-maili üles. Sain väga huvitava e-maili kelleltki Kristilt. See oli automaat e-mail, selle font oli täiesti mingi X-font, see nägi välja nagu mingi skämm. Aga siis, kui ma seda lugema hakkasin ja vaatasin, et seal on Sotsiaalministeeriumi lingid ja Elva valla lingid, siis ma lugesin, vaatasin. Ja siis nii ma saingi, et minu nimi tuli kuskilt registrist välja ja sain automaat e-maili. Väga kahtlane tundus, aga õnneks ma ikka vastasin sellele e-mailile. Mis sai edasi, kui sa vastasid sellele e-mailile? Edasi sai see, et me saime Kristiga kokku. Minu arust see juhtus kõik mingi paari päeva jooksul, et me saime temaga kohe kokku ja ma mäletan, et kui ma oktoobri lõpus selle e-maili sain, siis novembrist ma juba olin koolist tagasi. Ehk siis, et kõik toimus paari nädalaga. See, et ma sain Kristiga kokku, ma sain kooli tagasi, ma sain hakata psühholoogil käima. Väga-väga kiiresti sain tuge. Ja. Mingid võimalusi sa tõid juba välja, et psühholoogil käimine ja sa said kooli, aga kas on veel mingisugused võimalused, mis tänu sellele avanesid, kui sa noortegarantii tugisüsteemi tulid? Jah, kuna ma olin nii pilootprojektis, siis ma sain ka veel juhiload ära teha tasuta, mis oli väga tore. Aga minu jaoks nagu kõige suurem asi selle juures oli ikkagi see psühholoogiline abi, sest psühholoogid on kallid ja tolleaegse tehase palga juures või tol momendil ma olin täiesti töötu ja lapsega kodus. Mul ei olnud sellist raha võtta kuskilt, et käia 6-2 korda psühholoogil. Et see oli see, mida mul oli vaja ja ma tunnen, et see oli see väga-väga suur faktor, miks ma lõpuks ka olen siin, kus ma olen. Et just endaga tegelemine. Ja see oli ka väga suur asi, et ma nägin, et keegi usub minusse. Sest Kristi, kui ma temaga esimest korda kokku sain, see tundus väga rõõmus ja väga kahtlane, sest ma ise olin nii hädas ja see oli alati väga imelik, kui keegi on väga positiivne.
et siis, aga mida rohkem ma temaga suhtlesin, et siis ma nägingi, et okei, et nagu päriselt ka usub, et ma võiksin midagi saavutada või et ma võiksin ikkagi kooli ära lõpetada ja et noh, see oli äge oli näha, et keegi minusse usub ja see tekitas endas ka seda motivatsiooni jälle uuesti proovida. Et nüüd, kui ma sinu jutust välja nopin, et siis 2 põhilist asja, mis sind kõige rohkem toetasid selle noortegarantii tugisüsteemi teenuse juures, olidki psühholoogiline nõustamine ja inimene, kes usub sinusse. Just nii, sest sinnamaani elus oligi see probleem, et ma olin enamasti üksinda korteris väikse lapsega juba viimased, ma ei tea kui kaua ja tugivõrgustik oli kadunud, et siis tekkis üks inimene juurde tugivõrgustikku justkui, kellele ma sain siis nagu mõelda, et okei, tema usub minusse, järelikult ma võib-olla äkki suudan ikkagi midagi teha jälle uuesti. Kui sa mõtled selle perioodi peale tagasi, et sa ütlesid, et see kõik juhtus väga kiiresti, et 2 nädala jooksul sa olid juba koolis tagasi, et mis sinu ümber juhtus sellel hetkel, et kuidas sa ennast tundsid, millised muudatused toimusid, millised inimesed sinu ümber hakkasid olema? Esialgu ma olin väga hirmul, just kogu selle ärevuse pärast, sest muudatused tekitavad taaskord meeletut ärevust, aga kuna ma teadsin, et ma saan psühholoogi juurde minna, siis see kuidagi natuke leevendas juba see teadmine, et ma saan sinna minna. See juba leevendas ja teiseks see, et ma olin sunnitud rääkima oma lähikondlastele, mis tegelikult toimub mul elus, sest sinnamaani nad veel väga ei teadnud. Ma olin varjanud, ma olin aastaid varjanud seda, mis tegelikult kodus toimub, sest väliselt tundus kõik hästi ja väliselt tundus kõik korras olevat, aga see, mis tegelikult kodus toimus, et ma olin sunnitud rääkima sellest oma vähemalt perele ja lähimatele sõpradele, sellepärast, et mis mul põhjus mul on, et üldse võtta vastu niisugust asja miks ma üldse psühholoogile tahan minna. Et see oli väga hea lüke, sest et siis see tekitas kohe jälle taas selle tugivõrgustiku tagasi. Sest ma ei arvanud, et need inimesed minust enam väga hoolivad, ma ei arvanud, et neid huvitavad minu probleemid. Ma tundsin ennast pigem koormana inimestele, kui et ma küsiks abi kellegi käest. Aga tegelikult on see kõik ärevuses kinni ja oma peas kinni, et tegelikult inimesed hoolivad küll. Seda on väga hea kuulda, et sul tekkis see tugivõrgustik taas ümber ja mis oli selle jooksul, et sa rääkisid, et see ärevus ja see muutused olid sellised väljakutsuvad, aga kas sa suudad mõelda veel millegi peale, mis võis veel olla selline väljakutsev selle muutuste perioodi jooksul? Kõige väljakutseid pakkuvam oligi endaga tegelemine. See oli nagu kõige hullem, sest kooli tagasi minnes, koolis ma sain hakkama, ei olnud probleemi. Mul oli ema oli nõus last hoidma, kui ma koolis sain, tädi oli nõus last hoidma, kui vaja oli. Et kohe tekkis tugivõrgustik ümber, kui nad kuulsid, mis tegelikult toimub ja millises seisus ma tegelikult olen. Aga vot see endaga hakkama saamine nendest sundmõtetest ja selle ärevuse toomine piisavalt madalale tasemele, et ma suudaksin ka muude asjadega tegeleda üldse, et selle kooliga tegeleda, et mul oleks ajus mahtu selle jaoks. See oli see kõige raskem. Aga kas oli ka midagi sellist, mis tuli lihtsalt, et sa juba mainisid natukene, et tegelikult akadeemiliselt oled võimekas ja said koolis hakkama, aga kas oli midagi veel, mis tuli üllatavalt lihtsalt? No ma mõtlengi, et selles suhtes, et peale seda, kui ma hakkasin endaga rohkem tegelema ja sellest ärevuse maandamise nipid sain paremini selgeks, siis kõik muu läks nagu sihuke lumepalli efektina järjest paremaks ja lihtne. Kõik muu oli tegelikult lihtne. Et nii kui ma hakkasin aru saama, et inimesed usuvad minusse tegelikult, mis sest, et ma iseendasse ei uskunud veel tol ajal, sest see ei tule nii kiiresti. Aga kui ma nägin, et teised minusse usuvad ja teised ütlevad, et kui tegelikult sa ikka saad küll, et mine ja tee ja proovi, siis edasi juba läks väga lihtsalt kõik. Et samamoodi autokoolid ja asjad, mis mul olid varem jäänud pooleli alati ärevuse pärast ja hirmu pärast, tegin ära, ei olnud probleemi. Läksin, selles suhtes, et absoluutselt kõik muu oli väga lihtne. Endaga tegelemine on kõige raskem. Me juba natukene jõudsime selleni, et sa ütlesid, et hakkas selline lumepalli efekt tekkima, et kõik need muudatused tulid ja kasvasid aga mis siis vahepeal toimus et sellest hetkest kuni tänaseni, et mis saavutusi sa saavutasid selle ajaperioodi jooksul? No sellest NEET-programmiga liitumisest on mul nüüd tegelikult ju ainult 3,5 aastat möödas, mis ei ole väga pikk aeg. Et selle aja jooksul ma olen saavutanud gümnaasiumi lõpetasin, autojuhiload, Tartu rakendusliku kolledži lõpetasin, nüüd ma olen täiskohaga tööl, lahkusin sellest suhtest, kus ma olin 8 aastat olnud. Ma olen vaimselt, ma ütleksin, et ma olen palju stabiilsem,
ma olen parem ema oma lapsele kindlasti, kui ma olin alguses. Et jah, vaimne tervis on kordades parem kui varem. Kui öelda sellele Kaisale, kes tuli siia NEET-programmi, öelda talle, mis praegu toimub minu elus või milline mu elu praegu on, elu sees ei usuks. Ta isegi ei oskaks ilmselt mõelda selliselt, sest ainuke mõte, mis tol ajal oli mul see, et kuidas ma saan oma lapsele parema elu, kuidas ma saan minema siit, kuidas ma saan siit situatsioonist minema. Aga nüüd ma olen sealt situatsioonist läinud ja ma olen veel kõrgemale läinud, kui ma lootsin. Sa mainisid ka alguses, et kui sa olid selles olukorras 3,5 aastat tagasi, siis et sul oli ka väga madal enesekindlus. Kuidas sul enesekindlusega praegu tunne on? Ma tegelen sellega. See on niisugune asi, mis ilmselt vajab võib-olla elu lõpuni tegelemist, aga vähemalt ma olen ikka endaga väga rahul, et see, mis ma kõik saavutanud olen, see annab seda enesekindlust tahest tahtmata. Et mingi niisugune väike ego on ikka juba nagu tekkinud ka. Midagi ma ikka oskan ja midagi ma ikka tean ja tegelikult ma ikka saan hakkama, kui ma tahan. Et see on päris äge. Seda pole mul niisugust tunnet või niisugust enese uhkust ja niisugust asja mul ma ei mäleta, millal ma üldse viimati tundnud oleks. Ma arvan, et sellest on 20 aastat ikka möödas, kui ma viimati tundsin mingisugust uhkust enda saavutuste üle, et see on mega. Väga äge. Millega sa täna tegeled? Täna töötan ma veebidisainerina, graafilise kasutajakogemuse disainerina Sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakonnas lasteabitiimis. Nii et ma olen otsaga tagasi laste juures. Ise olin abivajav laps, nüüd proovin teha ennetustööd abivajavate laste suunas. Et niisugune ringiga tagasi. Väga tore. Kas on veel midagi, millest sa ise unistad, kuhu sa tahaksid jõuda? No järgmine suur unistus on oma kodu. Ja siis loomulikult tahaks õppida ja areneda. Seda samamoodi see enesearengu vajadus on täiega tagasi tulnud viimaste aastatega, mida mul ka ei olnud juba aastaid enne seda. Et olin oma mullis kinni ja arvasin, et mul ei olegi vaja kuskil areneda. Aga nüüd on küll see, et muudkui tahaks õppida ja areneda ja järjest paremaks ja paremaks. Väga põnev. Kui seda videot, meie lindistust vaatab mõni noor, mis nõu sa talle annaksid, et kui tema on sarnases olukorras, nagu sina olid mõned aastad tagasi? Räägi inimestele. Ära jää üksi. Räägi. Ära ole vait. Isegi kui sul on tunne, et sa võib-olla oled koorem. Sest minul oli. Ja isegi kui sa ei taha alustada inimestega vestluseid, sest sa kardad, et sa tüütad neid. Alusta ikka. Suva. Oled tüütu, siis oled. No mis siis ikka? Räägi inimestega. Ära jää üksinda. Sest see oli minu puhul ka kõige hullem, et ma jätsin ennast ise üksinda. Ja siis loomulikult tugivõrgustik on nii oluline. Just need inimesed, kes sinust hoolivad. Juhul, kui keegi on samas situatsioonis nagu mina, siis ära sellele räägi, kes sinu elu nõmedaks teeb. Räägi nendele, kes on väljaspool seda situatsiooni. Et jah. Ja kui sul ei ole mitte kellelegi rääkida, kui sa oled kohe täitsa päriselt üksi ja sa tunned, et sa ei suuda, siis on ka alati olemas muid võimalusi. Kui sa oled alaealine, lasteabi, helista, chati, meil on megatoredad inimesed, kes vastavad, ei ole ametnikud, hästi toredad naised on seal, kes on nii südamlikud, ma pole elu sees nii toredad inimesi kohtunud varem. Ja kui sa oled täiskasvanud, siis on hingehoiutelefon. Lasteabi on 116 111 ja hingehoid on 116 123. Teavad hästi meelde ka, et on riigi poolt pakutakse sulle tasuta teenust, kasuta seda ära. Ära jää üksi, kasuta. Selle jaoks nad ongi. Jah, sest mina olin nii üksi. See on see kõige kurvem, et sa oledki üksi ja sa ise ei saa endaga hakkama, aga keegi ei tea ka, et sul on üldse abi vaja. Et anna endast märku, räägi kellele iganes. Ja millist nõu sa annaksid lapsevanemale, kelle noor on sarnases olukorras? Hooli oma noorest tingimusteta. Et ole sina see kalju, kes ei kao mitte kuskile. Sest minul sellist kaljut tol momendil ei olnud. Võib-olla oleks olnud, kui ma taaskord oleksin suu lahti teinud. Aga vanemana ole sina see, kellel on piirideta armastus oma lapse vastu. Sest
sest tihtipeale on see, et nende valikud, laste valikud ei pruugi olla need valikud, mida sina teeksid ja need võivad sind pahandada ja need võivad sulle tekitada väga erinevaid emotsioone, aga ära kao kuskile vähemalt, ole olemas, kuula ja jah, ära kao kuskile. Ja kui on see, et sul tekib mingi error kuskil ajus ja tunned, et sa ei suuda enam, siis otsi ise ka abi. Et ära jää ise ka üksinda sellega lapsevanemana, et see ongi keeruline ja eriti, kui on juba nii-öelda täiskasvanud laps, kes justkui võiks olla tark ja osata ja teha ja kõik need ootused, mis lapsele pannakse, kui ta täiskasvanuks saab, siis nende ootustega tasuks kõigepealt alustada endaga tegelemisest. Ja siis sa oled ka palju parem vanem oma lapsele. Ja viimase küsimusena, et kuna me oleme siin noortegarantii tugisüsteemi teenuse raames, et sina saidki esimest abi ja tuge noortegarantii tugisüsteemist, et millise hinnangu või tagasiside või kommentaari sa annaksid sellele teenusele? Mina 10/10. Selles suhtes, et ma ei teadnud, et see varem eksisteeris enne seda, kui minuga ühendust võeti. Ma ei olnud sellest varem kuulnud ja siis ma saingi teada, et see on täitsa uus asi ka. Aga see, et seda tehakse ja just sellises vanusegrupis noortele, kes ongi see ootus, et nad peaks juba ise hakkama saama. Aga tegelikult väga paljud neist ei saa. Mina olin 26 ja ma ei saanud ikka veel ise endaga hakkama. Et on seda abi vaja, sest tegelikult kas või psühholoogiline abi, nõustamine ja kõik see on nii kallis. Ja kui sa oled noor täiskasvanu, sul ei ole seda raha mitte kusagilt võtta endal, aga sul on seda vaja, seda teenust, et siis see on nii tänuväärne. Mina olen väga rõõmus, et ma abi sain. Kohe täitsa päriselt. Kas on veel midagi, mida sa sooviksid meiega jagada, millest me veel täna rääkinud ei ole? Hea küsimus. Väga avatud. Aga vist ei ole. Ma ei tea. Ma võin lööklaused öelda, et küsige koolis ja ärge jooge alkoholi ja otsige abi ja ma ei tea. Muud ei ole. Otsige abi. Lihtsalt kui te tunnete, et ikkagi ise ei saa, siis rääkige kellega iganes. Aitäh, Kaisa!